Ämblikud tekitavad inimestes väga erinevaid reaktsioone. Mõni inimene pistab karjuma ja jookseb teise tuppa. Teine aga imetleb neid nunnupalle oma magamistoas. Asume rääkima tarantlitest kui lemmikloomadest. Tere, Peeter! Täna räägime loomadest või putukatest või tegelastest, keda inimesed kardavad vist maailmas peaaegu kõige rohkem ämblikud. Kes nad üldse sellised on? Nii tuleb välja, et tegelikult me ei räägi ka putukatest. Jah. Ämblik ei ole ju putukas. Vaid ta on ämblik. Ämblik on ämblik. Ja tarantlitis siis on ka teatav osa ämblikest, kes on siis need suured ja karvased, keda veel rohkem kardetakse kui väiksemaid ämblikke. Ma üldiselt ämblikke ei võta kätte. Mitte, et ma ei oleks neid kunagi kätte võtnud, aga ma üldjoones neid kätte ei võta. Pealegi suur osa neist võib ikkagi ammustada lõpuks ka. Ta ei ole nagu selline süleloom. Reeglina on ikka, kes seisab kuskil nurgas nagu kivikuju. Kui sa viitsid jälgida, siis ta aeg-ajalt siiski liigub ka. Kas kõik tarantlid on mürgised? Jah, aga tarantleid võib väga laias laastus jagada niimoodi mürgisuse suhtes hästi laias laastus. Et need, kes elavad puudel, kõrgel puudetüvedel, need on natuke rohkem mürgised. Need, kes elavad maapinnal, on vähem mürgised. Need, kes elavad Lõuna-Ameerikas, on vähem mürgised. Ehk siis võib-olla võrreldavad umbes herilasega. Need, kes elavad Aafrikas, on mõnevõrra rohkem mürgised ja need, kes elavad Aasias, on siis veel mürgisemad. Nii et võtame jälle, kui Aasias ja puuotsas elavad tarantlid on siis need kõige ohtlikumad. Ei ole ka teadaolevalt vist inimesi ühtegi ära tapnud, aga sealt võib probleeme tekkida tõendis. Kuidas ämblik oma mürgisus siis väljendab, et tal on võimsad kihvad, aga mitte ainult? Mürki tuleb siiski nüüd ämblikud, kui nad hammustavad siis sealt kihvadest. Et siis ta teeb nagu süsti sulle. See ei ole mitte ainuke. Lõuna-Ameerika tarantlitel on enesekaitseks ka siis selline võime pilduda tagumiku pealt karvu. Need karvad on mikroskoobi all vaadates nagu väikesed ahingud, sellised kidalised, mis lähevad sulle naha sisse, mis on siis ka mõnevõrra nagu mürgised ja mis on üsna tugev allergeen. Hästi ebamugav, et sügeled 3 päeva pärast tagantjärjele. Kui kaua üks tarantel elutseb? See on muidugi kindlasti liigiti erinev ja suuremad tarantliliigid vast elavad nagu kauem kui väiksemad. Aga suurtel tarantlitele siis on niimoodi, et isased elavad kuskil 4-5 aastat. Nad see aega kasvavad ja nad saavad lõpuks suguküpseks ja siis see on neil nagu viimane aasta põhimõtteliselt. Siis nad mingi aeg ikkagi varsti surevad ära. Et ükskõik, kas ta leiab siis emase või ta ei leia seda emast, aga ära tema hakkab surema varsti. Emased tarantlid siis jällegist elavad kuskil 25 aastat, rohkemgi, 30 aastat. See on vägagi, see on märkimisväärne manus sellise väikse looma kohta ja samas nüüd, et isased on nagu umbes ühekordseks kasutamiseks on. Millised on tema pidamistingimused? Jällegist sõltuvalt nüüd neist liikidest, eks ole, ikkagi peaksid teadma, kust, mis kellega tegemist, eks ole. Aga väga laias lahtus, et sul on ikkagi selline suhteliselt väike kuubik, kus on siis, kookosmulch on tänaval hästi hea sinna alla panna mingi sammalt, mingid kuivanud puulehti, midagi, mille alla saab peitu minna. Kui sul on soe tuba, siis põhimõtteliselt ei oleks nagu väga vaja seda soojendada. Et 25 kraadi niimoodi oleks täitsa nagu igati okei. Ämblik on selline, kes helistab, et tal on selline turvaline oma kodu, eks ole, igal pool on seinad ümber, keegi kuskilt ei tule. Sellised tarantlid ka suuresti elavad looduses, siis teevad endale sellise uru kuskile puu juurte alla ja siis nemad seal istuvad. Mida ämblikud söövad, on ka küsimus, mis tegelikult inimestel kuklas vasardab. No see võib-olla rikub ka mõne inimese jaoks selle ämbliku pidamise kohe ära, eks ole, sest reeglina me anname ämblikudele prussakaid süüa, tarakane. Kui nad on väiksed mudilased alles, siis nad söövad tihedamini. Kui nad on vanad, siin kipuvad sööma nüüd paari nädala tagant teinekord nad haaravad kohe, eks ole, või siis pakun, ta ei tunne sul mitu kuud mitte mingisugust huvi mingi söögi vastu. Ämblik iseenesest on õrn, ta on väga õrn. Tarantel ei tohi kukkuda, see on talle eluohtlik, tema kest võib katki minna, tal ei ole luid, tal on siis nii-öelda see väliskelet, see võib minna katki ja siis on mogas. Nüüd igasugune tõmbetuul, tema väljaviimine, hästi ohtlik. Ja inimesele need karvad võivad olla väga tugevad allergeenid. Et osa inimesi lihtsalt sügelevad selle karva peale, aga see võib tekitada väga tõsise allergilise reaktsiooni.
Ja mitte tegelikult siis ka ainult kokkupuutel või nende karvakestega kokkupuutudes, vaid ka see, kui see ämblik elab sul toas. Ja see võib olla juba sellest, et ta on seal toas, need karvad ikkagi mikroskoopilised karvad, mida sa ei näegi, eks ole, need võivad levida õhu kaudu ja olla sulle ohtlikud. Tegelikult sul on siin eksponaatide, elus eksponaatide peal võiks ju silma järgi arvata, et täitsa surnud eksponaat, et sa pole laipu maha võtnud. Kusjuures see ei ole surnud ämblik, No nii. vaid tegemist on siis hoopistükkis selle tarantli kestaga. See on tühi kest. Nad regulaarselt ämblikud vahetavad oma kesta, mis ei kasva. Siin on see seljakilp, mis lükatakse niimoodi lahti ja siit siis tuleb kogu ämblik välja, kõige täiega. No näeb ikka üsna selline hirmus välja küll, aga natukene nagu hirmus nunnu ka. Ta on hästi pehme karvaga iseenesest, et nagu kassipoeg.